Alates käesoleva aasta 25. märtsist kannab PRIA põldude haldamise teenus e-põlluraamatu nime. Teenuse sisu ei muutunud, muutus ainult nimi. E-põlluraamatus on jätkuvalt võimalik hallata oma põldude ja pärandniidualade andmeid ja geomeetriat, kasutada kõiki kaardirakenduse tööriistu, valmistada põlde ette pindalatoetuste taotluste jaoks ning sisestada põllul tehtud tegevuste andmeid. E-põlluraamatu leiab e-PRIA registrite menüüpunktist ja pindalateenuste menüüpunktist e-põlluraamatu nime alt. Põldude kopeerimine. E-põlluraamatusse sisenedes avaneb teile vaikimisi põldude hooaeg 2026. Nendele klientidele, kes ei olnud ühtegi põldu ega pärandniiduala käesolevasse aastasse ise kopeerinud, kopeerisime 20. märtsil kõik need põllud, mis olid eelmise aasta pindalatoetuste taotlusel. Nendele klientidele, kes olid kas või ühe põllu juba ise käesolevasse aastasse kopeerinud, me põldude masskopeerimist ei teinud. Selleks, et nüüd ise mõnda põldu käesolevasse aastasse kopeerida, kõigepealt valime hooaja, kust me soovime põldu kopeerida. Nii, seejärel märgime ära põllud, mida nüüd käesolevasse aastasse kopeerida soovime. Nii, valime siit mõne põllu, et valida võib ühe või mitu põldu ning seejärel vajutame toimingud kopeeri ja valime hooaja, kuhu soovime põldu kopeerida. Kinnitame. Nii, ja põld kopeeriti meile siis käesolevasse hooaega. Tegevuste märkimine. E-põlluraamatusse tegevuste sisestamiseks avame kõigepealt põllu, kuhu soovime tegevusi sisestada. Võtan siit ühe suvijadra põllu. Nii, vajutan hooaja tegevused ja lisategevus. Nii, valime siit kõigepealt siis näiteks randaalimise tegevuse. Randaalimine on siis ainult põhiomadustega tegevus, ehk tegevuse juures avanevad siis tegevuse nimetuse, tegevuse pindala ja tegevuse alguse lõpu kuupäeva väljad ning lisaks märkuste lahter. Täidame ära siis tegevuse alguse ja lõpu kuupäevad. Tegevuse pindala on vaikimisi täidetud, seda saab soovi korral ka käsitsi muuta. Nii, valime siis tegevuse alguse ja lõpu kuupäeva. Lõpu kuupäev täidetakse vaikimisi alguse kuupäeva järgi, aga seda saab loomulikult ka käsitsi muuta. Soovi korral lisame midagi märkuste lahtrisse ja salvestame tegevuse. Nii, võtame siit nüüd järgmise tegevuse, võtame natukene keerukama tegevuse, näiteks külvamise, istutamise. See on nüüd siis lisaomadustega tegevus. Siin on samamoodi olemas kõik tegevuse põhiomadused, ehk siis tegevuse nimetus, tegevuse pindala, alguse lõpu kuupäev ja märkuste lahter. Aga lisaks sellele tuleb siin siis ka ära täita külvatava sordi andmed. Nii, aga alustame siis algusest, paneme tegevuse pindala paika, et muudame seda natukene, kuigi see on vaikimisi täidetud. Nii, määrame ära tegevuse kuupäevad. Paneme siia vahemikku seekord. Nii, kirjutame mingisuguse kommentaari ka. Lihtsalt siia näiteks. Ja nüüd hakkame siis täitma sordi andmeid. Kui küllatav sort oli nüüd olemas sordiregistris, valime siit Eesti sordiregister. Ja kui me hakkame sordi nime kinnitama, siis juba hakatakse meile siit registri andmete põhjal pakkuma erinevaid sorte. Nii, valisin sordi nime. Sordi liik täideti automaatselt sordi nime põhjal. Valime külvatava seemne kategooria koguse hektarile. Nii, täidame ära ühiku. Nii, ja nüüd kui kultuur külvati kas vahekultuurina või allakülvikultuurina, siis märgime selle vastavalt siin kummaski lahtris ära. Antud juhul on meil tegu põhikultuuri külviga, et siis jätame siia mõlemasse lahtrisse ei. Kui külvatud on puhitud seeme, siis tuleks märkida siia jah. Sellisel juhul avaneb siin järgmine tabel, mis tuleks samuti ära täita. Puhise info siis, taimekaitsevahendi materjal, valime siit taimekaitsevahendi registrist. Toote nimi, kui me hakkame toote nime kirjutama, siis samamoodi meile pakutakse juba taimekaitsevahendite registrist erinevate puhtimisvahendite nimesid.
valime siit sellest rea. Nii, märgime ära koguse. Ühik täidetakse vaikimisi, aga seda saab samuti soovi korral muuta. Nii, nüüd on meil need andmed siin kõik täidetud ja nüüd me saame kas tegevuse samamoodi salvestada või kui me näiteks tegime seda tegevust siin mitmel põllul selle aja jooksul, et siis me võime valida siit näiteks kopeeri tegevus. Valin kopeeri tegevus ja märgin ära siit näiteks ühe teise suviodra põllu, kus ma samamoodi siis seda otra külvasin. Panen salvesta ja kinnitan, et soovin selle tegevuse salvestada. Nii, nüüd on see külvamise istutamise tegevus mul olemas siin põlluhooaja tegevuste all ja samamoodi on see tegevus olemas ka siis teise põllu, kuhu selle kopeerisin tegevuste all. Nii, võtame siit ühe järgmise tegevuse, võtame väetamise. Nii. Ka siin samamoodi siis kõigepealt tegevuse põhiomadused, pindala, tegevuse nimetus, tegevuse alguse lõpu kuupäev. Nii, märgin siin ka kuupäevad ära. Soovi korral saab midagi märkuste lahtrisse lisada. Märgin ära ka väetamisviisi ning seejärel valin väetamise materjali. Valin siit esialgu väetisregistrist. Ja nüüd siin siis toote nime, kui ma hakkan kirjutama, et siis samamoodi meile hakatakse pakkuma erinevaid registriväetisi. Võtan siit NPK 15. Märgin ära koguse hektarile, ühiku ja toitainete koguste lahter siin siis täitub automaatselt registriandmete põhjal. Nii, siin on kõik info täidetud. Valin siit kopeeri tegevus ja kopeerin selle tegevuse siis teisele põllule ka. Nii. Nüüd väetamise puhul, et mida veel silmas pidada. Võtan siit ühe teise põllu. Panen lisategevus, jällegi väetamine. Märgin ära tegevuse pindala, soovi korral saab muuta. Olen siit 15 näiteks, valin tegevuse alguse ja lõpu kuupäevad ja valin väetamisviisi. Ja nüüd väetamise materjal. Ma valin siit väetisregistrist ja hakkan näiteks kirjutama. Ma olen siit Jaramiila ja näen, et ma ei saa siit ühtegi vastet. See on nüüd sellepärast, et konkreetne väetis, mida ma sisestada soovin, et seda ei ole väetise registris. Sellisel juhul valin Euroopa Liidu väetisetooted ja muud. Nii, valin siit siis toote nime, selle ma pean nüüd käsitsi sisestama. Nii, panen Jara väetise siia. Näiteks 18.5.11. Et seda väetist tõesti registris ei ole, et kuna kõik väetised ei ole Eesti väetise registrisse kantud, et siis sellised väetised tuleb lihtsalt käsitsi sisestada. Valin väetise liigi. Nii, panen siit NPK väetis. Määran samamoodi koguse hektarile, ühiku. Nii, ja nüüd toitainete koguste lahtrid siin ka, et kuna me seda väetisinfot ei saanud registrist pärida, siis ka need siin ise ei täitu. Ehk siis need tuleks ka tegelikult siis käsitsi ära täita. Et panen siia praegu lihtsalt ka mingisugused numbrid kirja. Nii. Ja kui nüüd mõnel väetisel näiteks ei olegi kaaliumisisaldust või on lisaks mõni muu aineühend, et siis saab siia kas ridu lisada või ridu ka ära kustutada siit prügikasti ikooni pealt. Nii, aga nüüd meil said siin kõik selle väetise andmed kirja. Salvestame tegevuse. Nii, ja näitan veel ka taimekaitsevahendi kasutamise tegevust. Nii, võtan siit jälle ühe põllu. Nii. Valin lisategevus
ja taimekaitsevahendi kasutamine. Siin samamoodi tegevuse pindala võib soovi korral muuta. Valin siit kuupäevad, millal seda tegevust tegin. Nii märgin ära taimekaitsevahendi materjali, võtan siit taimekaitsevahendid registrist. Taimekaitsevahendite puhul küll enamik neist on registrisse kantud, et kui on mõni erand, juhus, mõni lühiajalise eriloaga müügile lubatud taimekaitsevahend, mis ei ole registrisse jõudnud või mingisugused muud erandid, et siis saab valida ka muud taimekaitsevahendid, aga üldjuhul taimekaitsevahendid siiski on registris olemas. Nii toote nime siis hakkan samamoodi, alustan kirjutamist ja pakutakse mulle siin erinevaid tooteid. Valin toote, taimekaitsevahendi liik täidetakse ära registri andmete põhjal. Märgin koguse hektarile, ühiku ja ongi täidetud. Siis tuleb mul veel ära täita taimekaitsevahendi töö tegija nimi ehk siis teostaja. Panen siit tööteostaja nime ja salvestan tegevuse või siis kopeerin selle ka teistele põldudele. Praegu salvestan selle tegevuse ära ja näitan siit veel ühte asja, et kui ma olen nüüd selle tegevuse sisestanud, aga hiljem siis avastan, et jah, tegelikult ma tegin seda mitmel põllul, et siis saab ka juba sisestatud tegevust tegelikult kopeerida. Ehk siis võtan siit detailvaade ja valin kopeeri tegevus. Ja siis saan selle tegevuse juba siin teistele põldudele ka kopeerida. Ja samamoodi saab siit detailvaate alt siis ka näiteks tegevuse andmeid muuta või tegevust ära kustutada, et kui midagi on valesti läinud. Nii. Aga näitan veel, tulen korraks tagasi külvitegevuse juurde, et külvitegevuse juures on meil sellel aastal ka üks muudatus. Ehk siis saab põlluraamatusse märkida ümber külvi. Nii, võtan siit külvamine, istutamine. Märgin ära siis tegevuse kuupäevad. Valin siis sordi, mida külvama hakkan. Võtan jällegi praegu Eesti sordiregistrist, kui ei ole sordiregistri sort, saan siit võtta näiteks muu. Sel juhul saan sordi nime käsitsi märkida ja sordi liigi võib siis tühjaks jätta. Võtan praegu sordiregistri, panen siia ühe kaerasordi, määran ära siia kategooria, panen oma toodetud seeme seekord, määran siit ära koguse hektarile, ühiku ja edasi märgin siis siin ümberkülvi koha peale, et tegu on ümberkülviga. Nii, ja kui märgin siia ümberkülvi, siis avaneb siia seiresündmuste sisestamise väli. Ehk siis panen siia põhjuse, et miks ma seda ümberkülvi teen ja millises ulatuses ma seda ümberkülvi ka tegelikult veel teen. Ehk siis seireliik on siin sündmused, see on vaikimisi täidetud. Märgin ära leid põllul laatri. Panen näiteks talvekahjustus, et põld näiteks talvel hävis. Antud juhul panen siia näiteks tõesti, et suur osa põllust on hävinud 95% näiteks. Aga kui on hävinud ka tõesti väiksem osa, teete seda ümberkülvi mingisugusel väiksemal pinnal, et siis saab siia selle protsendi märkida, et kui suur osa põllust siis kahjustatud on ja ümberkülvi vaja. Nii, salvestan siis selle tegevuse. Ehk siis nüüd on mul põlluraamatusse kantud ka ümberkülv. Nii, ja külvamise tegevuse juures tegelikult, kui ma hiljem hakkan rääkima ka siin lämmastikubilansi arvutamisest, et siis selles vaates, aga küll üldiselt tasub tähele panna seda, et kui meil on taliviljad, siis taliviljakülvid tuleks kanda käesolevasse hooaega. Et e-põlluraamat on meil hooajapõhine. Hooaeg siis kestab saagi külvamisest koristamiseni. Ehk siis kui meil on sügiskülvid, et siis sellisel juhul on tegu juba käesoleva aasta põhikultuuriga ja see tuleks ka kanda käesolevasse hooaega. Nii, vaatame korraks üle hooajakultuuride saagikuse. Nii, võtan siit jälle ühe põllu.
nii kus ma olen juba rohkem siin täitnud, võib-olla avan hooajakultuuride saagikuse. Et tegelikult peaks siis selline kevadine tegevuste planeerimine algama sealt, et märgime ära siis planeeritud saagid hooajakultuuridesse saagikusse. Et kui põhikultuur on paigas, et siis põhikultuuri rida kuvatakse siia vaikimisi. Määrame siia saagitüübi, paneme siia terad ja siis paneme siia ka planeeritud saagi. Et hiljem, kui meil on saak koristatud, et siis läheb siia kirja ka tegeliku saagi number. Nii ja siit sujuvalt tegelikult siis vaatamegi üle ka lämmastikubilansi, et meil siin hooaja tegevuste juures on selline NPK kokku ja NPK bilansi arvestuse tabel. Et keskkonnasõbraliku majandamise toetuse taotleja siis peab ka käesoleval aastal tali- ja suvinisukultuuridel lämmastikubilansi arvestust pidama. Ja siis vaatamegi üle, et missugused väljad peavad olema kindlasti põlluraamatus täidetud või millised tegevused sisestatud, et see bilansi arvutus ka toimuks. Alustamegi sellest, et kindlasti peab sisse olema kantud siis külvitegevus. Et siin mängibki väga suurt rolli see eelmainitud talinisu külvitegevuse märkimine. Ehk siis kui talivilja külv on märgitud sügisesse, siis sellel aastal või eelmisesse hooaega ehk siis sügisel, siis sellel aastal lämmastikubilansi arvutust ei toimu. Ehk siis talinisu külvid tuleks kanda käesolevasse hooaega. Nii, minul on siin praegu siin sellel põllul üks ümberkülva, võtan siit ühe teise talinisu põllu. Kui näha, mul ei ole siin külvitegevus sisse kantud. Valin siit lisategevus. Võtan siit külvamine. Nii. Valin siis tegevuse kuupäevad. Valin ma nüüd eelmisesse hooaega, külvasin selle talinisu septembris 2025 näiteks. Nii, panen siit Eesti sordiregister, panen siit ühe talinisu sordi, ütleme, et külvasin kategooriat C2, panen siit kogu sektorile ühiku. Nii, ütleme, et oli ka puhitud seeme. Täidan selle info ka ära. Nii. Ja salvestan selle tegevuse. Nii. Nüüd on meil külvitegevus olemas. Selleks, et siis lämmastikubilansi arvutus toimuks, lisaks külvamisele peab kindlasti olema täidetud ka hooajakultuuride saagikuse all tegeliku saagi number. Ehk siis, kui te sügisel selle talinisu ära koristate, märgite siia tegeliku saagi numbri ja kindlasti ka saagitüübi ja siis tekib siia ka lämmastikubilansi arvestus. Lämmastikubilansi puhul võetakse arvesse ka loomulikult kõik väetamistegevused, mis põllul tehtud on, saagid, mis põllud koristatud on, aga selleks, et see arvutus üldse tekiks või sinna mingisugune lämmastikubilansi väärtus tekiks, selleks peavad siis kindlasti olema täidetud külvamise, istutamise tegevus ja hooajakultuuride ja saagikuse all tegeliku saagi number ning saagitüüp. Et kui tegelik saak on nüüd näiteks 0, et mingil põhjusel sealt saaki ei saanudki, et siis võib ka saagitüüp tühjaks jääda, muul juhul peab saagitüüp siiski täidetud olema. Põlluraamatu väljavõtte eksportimine. Kui nüüd põlluraamatusse on kantud juba mingisuguseid andmeid ja mul oleks vaja siis näiteks endale seda faili salvestada, siis selleks, et põlluraamatu infot endale alla laadida, märgime ära põllud, mille kohta me soovime väljavõtet. Märgin siit praegu need samad põllud, kuhu on ka praegu mingisuguseid tegevusi märgitud. Ning seejärel valin siit ülevalt
ekspordi, põlluraamatu väljavõtte ja võtan siit siis praegu näiteks PDF-faili, aga valida saab siis PDF-i või Excelit. Nii, ja mulle hakatakse siis eksportfaili koostama. Eksportfaili koostatakse taustatööna, ehk siis samal ajal, kui seda faili koostatakse, saan mina siin põlluraamatus kas midagi edasi täita, ringi vaadata, muid asju teha. Aga nüüd, kui see eksportfail on alla laaditud, siis selle leiab niimoodi, et avame uuesti ekspordi, võtame laadi eksporditud failid ning siis avaneb meile selline tabel, kus on siis näha meie viimase 48 tunni jooksul koostatud eksportfailid. Praegu see konkreetne fail, mida mina alla laadima hakkasin, selle staatus on veel ootel, ehk siis sellega alles toimetatakse. Ehk siis panen praegu korraks need eksportfailid siit kinni ja vaatan mulla infot. Varem oli meil siin põlluraamatus selline soovituskalkulaatorite akordion. Soovituskalkulaatorid on jätkuvalt siin alles, aga akordion ise kannab siis lihtsalt mulla info nimetust. Avan siit mulla info ja nagu näha, siis tõesti nii lupjamissoovitused, väärtussoovitused, NPK bilanss kui huumusbilanss on siin kenasti kalkulaatoritel olemas ja kasutatavad. Aga lisaks sellele siis, kellel on nüüd mullaproovid analüüsitud Maaelu Teaduskeskuse laborites, siis nendel on võimalik siin näha oma mullaproovide infot. Mullaproovide infot näeb siis siin proovinumbrite ja eelvaatekaardil siis proovipunktide kaupa, et võin siin ka siis vaadata veel näiteks, võtame siit kaaliumi, märgime ära ja siis meile näidatakse juba kaardi peal täpset infot, et kus milline väärtus siis oli. Mullaproovide infot on jätkuvalt siis võimalik ka alla laadida, et võtan siit siis näiteks PDF-faili. Nii, ja siis saan siis täpselt selle sama mullaproovi info siin sellise PDF-failina. Aga ühe uuendusena siis on tegelikult mullaproovide koondinfot võimalik nüüd ka alla laadida mitme põllukaupa korraga. See on sarnaselt siis põlluraamatu eksportfailile. Märgin ära põllud, mille kohta mulla infot soovin alla laadida. Panen siit paar põldu ja valin ekspordi ja siis võtan siit põlluraamatu väljavõtte asemel, siis võtan mulla andmed. Ja valin siit siis näiteks Exceli faili ning seda hakatakse mulle siin taustal siis alla laadima. Aga vahepeal vaatame siia laadi eksporditud failid, et siin on siis meie põlluraamatu väljavõtte vahepeal valmis saanud, ehk siis selle staatus on valmis, siin on ka näha, et 3 põldu 3 on kenasti alla laaditud, et kui ma teen nüüd suuremast hulgast põldudest väljavõtet, siis tegelikult on siin jooksvalt võimalik ka jälgida, et kui kaugel see alla laadimine on, ehk mitme põllu info on juba alla laaditud. Ja nüüd, et seda siin avada, siis võtan siit laadi alla ja vajutan siit siis sellele eksportfaili ikoonile ja see info siis salvestatakse mulle arvutisse. Avan korraks selle faili ja siin on siis näha minu põlluraamatu väljavõte, põllu selline üldine info, eelvaatekaart ja samuti siis kõik põllutegevused, mis ma olen sellele põllule märkinud. Ühe uuendusena on siis eksportfailis nüüd ka märkuste lahter olemas. Ehk siis, kui ma olen sinna märkuste lahtrisse midagi olulist kirjutanud, et siis seda nüüd ka väljavõttes kenasti näha. Nii, sulgen praegu selle eksportfaili, võtan siit uuesti ekspordi, laadi eksporditud failid ja näen, et ka minu mullaproovide koondinfo, mille siin enne tegin, on nüüd alla laaditud. Avan ka selle siit. Ja siis siin näete, et siin tekib lihtsalt selline põldude loetelu, kus on siis põllumassiivi number, põllunumber, mullaproovide numbrid, proovivõtmise ajad ja siis väärtused. Et selliselt on siis võimalik ka mullaproovide infot mitme põllukaupa korraga endale alla laadida. Põllu ülekandmine ühelt kliendilt teisele.
Nüüd, kui olete näiteks oma põllu teisele kliendile üle andnud, ise enam seal ei toimeta, toimetab keegi teine, siis on võimalik põlluraamatust põld teisele kliendile üle kanda. Põllu ülekandmisel tasub silmas pidada, et põld kantakse üle kõikidest hooaegadest ning teie põlluraamatust põldude nimekirjast kaob see siis ära. Ehk kui te soovite antud põllu minevikuaastate andmeid endal alles hoida, siis tasus kõigepealt teha endale lihtsalt siis seesama põlluraamatu väljavõtte, mida siin just näitasin, et ka teile siis oma arvutisse salvestuks selle põllu andmed varasematest aastatest. Aga selleks, et nüüd põld teisele kliendile üle kanda, märgime jällegi ära põllu, mida üle kandma hakkame. Seejärel valime toimingud ja kanna üle uuele kasutajale. Seejärel sisestame teise kasutaja registrikoodi ja vajutame kanna üle. Nii, ja siis veel kinnitame, et jah, olen kindel, soovin neid põlde üle kanda. Ja minu põldude nimekirjas siis nüüd kantakse see põld üle teise kliendi põldude nimekirja, põld kantakse üle kõikidest aastastest ja kaasa lähevad ka kõik põllul tehtud tegevuste andmed. Nüüd on põld minu põlluraamatust teise kliendi põlluraamatusse üle kantud. Vaatame veel hetkeks ka e-põlluraamatus põldude tabelisse ja mõningad muudatused põldude tabelis üle. Põldude tabelis on lisandunud 2 uut veergu, üks neist on siis lämmastikubilanss ja teine on mullaproovi kuupäev. Mõlemas veerus on võimalik andmeid sorteerida, filtreerida ja veerud siis näitavad vastavalt seda, kas põllul on välja arvutatud lämmastikubilanss, mis on selle lämmastikubilansi väärtus ja mullaproovi puhul siis näidatakse viimast mullaproovi kuupäeva. Lämmastikubilansi puhul siis jah, et kuna keskkonnasõbraliku majandamise toetuse taotlejal on kohustus suvi- ja talinisupõldudel lämmastikubilansi arvestust pidada, siis antud veerus tegelikult on väga hästi näha, millistel põldudel on bilansid juba välja arvutatud, millistel veel mitte. Et kui me näiteks siin võtamegi talinisupõllud näiteks, siis tekib meil siin kohe väga hea ülevaade, et meil on praegu ainult üks põld, millel on lämmastikubilanss arvutatud, teistel põldudel on see veel arvutamata, et siin on siis näha, et see tuleks kindlasti enne 1. detsembrit ära teha. Ehk vastavad andmed siis e-põlluraamatusse kanda. Ja kõrval siis siin on mullaproovi kuupäev, et ka siin siis tegelikult andmeid on võimalik sorteerida, filtreerida. Ja ka see annab siis hea ülevaate, et millisel põllul on olemas kehtiva mullaproovi andmed ja millisel põllul mitte. Ja lõpetuseks siis veel tuletan meelde, et keskkonnasõbraliku majandamise toetuse taotleja peab pidama elektroonset põlluraamatut. Elektroonset põlluraamatut võib pidada siis e-PRIAs või e-PRIAga liidestunud põlluraamatu eratarkvaras. Hetkel on e-PRIAga liidestunud põlluraamatu abimasin, e-agronom ning terake. Ehk siis kõigis nendes keskkonnades võib keskkonnasõbraliku majandamise toetuse taotleja oma põlluraamatut pidada. Aga lisaks sellele e-põlluraamatusse andmete kandmisel esitab taotleja samad andmed ka PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu. Ehk siis, kui te kannate oma andmeid põlluraamatu eratarkvarasse, siis tuleks teil need andmed kohe edastada ka e-PRIAsse. Et andmete jagamine tegelikult peaks olema jooksev protsess ning need andmed, mis teil kajastuvad põlluraamatu eratarkvaras, peaksid kajastuma ka siin e-PRIAs.